Tere tulemast tagasi Mata Mentori kanalile, kus me täna siis vaatame, mis asjad on logaritmid ja lahendame ka nendega seostavaid algelisi ülesandeid. Nagu ikka, jätke enda mõtted ja ideed kommentaaridesse ja hakkame selle videoga pihta. Esimese asjana me vaatame siis, kuidas logaritme tavaliselt ülesannetes näeb. Et logaritmi kõige algelisem kuju on siis logaritm alusel a, b võrdub siis midagi. A-ga ma tähistasin siin logaritmi alust. B-ga ma tähistasin siin logaritmitavat. Ja C on siis tulemus. Et logaritmidel on ka omad reeglid. Alus A peab olema suurem kui 0 ja samamoodi peab olema logaritmitav B suurem kui 0. Muidu ei saa logaritmi võtta, et samuti võite kalkulaatoril proovida erinevaid logaritme negatiivsete arvudega ja kalkulaator peaks andma errori. Et selline on jah, siis see üldkuju, kus siin on näha, A kirjutatakse tavaliselt logaritmist natuke allapoole ja B on siis samal tasemel kui logaritm. Aga hakkame pihta siis esimeste ülesannetega. Alustame siis näidetega. Võtame siis näiteks logaritm alusel 10 10-st ja see võrdub 1. Kuidas me seda mõistame? Kui me võtame 10 astmel 1, on see võrdne ka 10-ga. Vaatame veel ühe näite. Logaritm 10 alusel 100-st võrdub 2. Siin samuti 10 astmel 2 võrdub 100. Et siin me näeme siis seost, et 10, alusel 10 on siis arv 10, 2 on siin ja 100 on siit. Et niimoodi saame me endale logaritmi selgeks teha. Vaatame ka logaritm alusel 10 1000-st võrdub 3 ja samamoodi nagu enne 10 astmel 3 on 1000. Et logaritmi käsitledes peame siis pidama meeles astmeid. Võtame järgmise näite. Kui meil on logaritm alusel 2 4-st võrdub 2. Samamoodi 2 astmel 2 on 4. Võtame logaritm alusel 2 16-st ja me saame, et see on 4. Ja miks see nii on? 2 astmel 4 võrdub 2 korda 2 korda 2 korda 2 võrdub 16. Ja siit me näeme seda seost. Vaatame paar näidet veel. Logaritm alusel 5 25-st võrdub 2, sest et 5 ruudus on meil 25. Ja logaritm alusel 7 343-st võrdub 3, sest et kui 7 astmel 3 võite selle kalkulaatorisse sisse panna, saate, et see on 343. Soovitan soojalt minuga neid ülesandeid kaasa lahendada, et kui ma kirjutan neid, võite pausile panna ja natuke mõelda ja siis saate näha ka, kuidas mina lahendan neid ülesandeid. Vaatame nüüd mingeid erijuhtumeid. Võtame logaritm 1. Ja miks ma seda nii kirjutasin? Ma jätsin siin aluse märkimata. Ja kui tavaliselt alus jätakse märkimata, siis võetakse eelduseks, et alus on 10. Ehk logaritm 10 alusel 1 on täpselt sama, mis logaritm 1. Ja kui me võtame logaritmi 1, siis see vastus on alati 0. Ja miks see nii on see, et vahet pole, mis arv, kas siis 10 astmel 0, 8 astmel 0 või 7 astmel 0. Kõik need võrduvad 1-ga. Mis tahes logaritm 1 on alati 0. Kui meil on juhtum, kus on logaritm alusel 4 1/4, see on siis -1. Ja kuidas me seda vaatame? 4 astmel -1 on 1/4. Samuti, kui me võtame logaritm alusel 4 1/16, siis see on -2. Sest 4 astmel -2 on sama, mis 1 jagatud 4 ruudus võrdub 1/16. Ma kirjutan siia siis teile 3 logaritmi. Logaritm 3 9-st, logaritm 3 1/9 ja logaritm 3 1. Ja proovige need ka ise ära lahendada. Esimesest me saame, et see on 2, sellepärast et 3 ruudus on 9. Siit me saame, et see on -2, sest et 3 astmel -2 on
1/9 ja siit me saame, et logaritm on 0, sest et 3 astmel 0 on 1. Logaritmidel on ka üks erijuhus. See erijuhus on siis, kui me võtame logaritmi aluseks e. Et näiteks logaritm alusel e ja võtame ka logaritmitavaks e ruudus näiteks, siis tihtipeale väljendatakse seda kui ln e ruudus. Ehk ln mingist arvust x on täpselt sama, mis logaritm alusel e mingist arvust x. ln-i nimetatakse siis teistmoodi ka kui naturaallogaritm. Ja kui te näete ülesandes, et on öeldud naturaallogaritm, siis te nüüd teate, et räägitakse ln-ist. Ja kui me nüüd sükest seost teame, näeme kohe ära, et ln e ruudus on 2. Ja miks see nii on sellepärast, et e astmel 2 võrdub e ruudus. Et ma näitan siit ka ära, et see esimene e tuleb siis siit, ruudus tuleb siit ja e ruut on siis siit. Vaatame ühe näitega veel, seda näidet ei saa küll peast lahendada, kuid kalkulaatoris on enamikel juhtudel ln funktsioon olemas, ehk me saame siit võtta digikaudse väärtuse ja ütleme, et see on 1,61. Logaritmidega meil eksisteerib ka üks valem, kus siis mingi arv a astmel logaritm alusel a x-ist on võrdne x-iga. Vaatame ühe lihtsama näite. Võtame näiteks, et 5 astmel logaritm alusel 5 25. See on siis 25 vastavalt valemile. Kui me arvutaks logaritmi iseseisvalt välja, saame, et see on logaritm alusel 5 25, mis on 2. Ehk selle me saame kirjutada välja, kui siis 5 ruudus võrdub 25. Ja kui meil on mõni keerukam näide, millel me ei saa logaritme võtta, siis näiteks 5 astmel logaritm alusel 5 213, et seda logaritmi me ei saaks peast võtta, kuid me teame valemit, siis me saame, et see on 213. Vaatame ühe näite veel. 8 astmel logaritm alusel 8 5 on võrdne 5-ga. Nüüd ma kirjutan teile siia ühe näite. Kui meil on e astmel ln 10, mis on selle vastus? Selle vastus on 10, sest jätame meelde, et ln 10 on sama, mis logaritm alusel e 10. Ja kui me kasutame valemit, mille ma enne välja kirjutasin, ehk a logaritm alusel a x-ist võrdub x, siis me näeme, et e logaritm alusel e 10 on 10. Ma toon siin ühe näite. Logaritm alusel 2 256. Tihtipeale, kui seda logaritmi esimese asjana vaadata, ei näe kohe vastust ära. Ja logaritmidega ongi meil selline lugu, et astmetega peab väga mugavaks saama ja astmeid peab kindlasti otsima. Et kui te enda kalkulaatoris välja kirjutate, siis 2 astmel 8 on 256. Ehk logaritmi ülesannetes on hästi oluline ära näha, et mis number võib olla mille aste. Et näiteks, kui me võtame 3 astmel 5, see on 243. Kui me kirjutaksime logaritm 3 243, tihtipeale ei näe seda esimese asjana ära. Nii et põhiline asi logaritmidega ongi hästi mugavaks saada astmetega ja tuleb ka osata otsida neid astmeid siit ülesannetest. Teeme nüüd mõned pikemad ülesanded. Võtame logaritm alusel 2 256 pluss logaritm alusel 3 9 pluss ln e. Proovige seda ka ise lahendada, kuid me näeme, et 256 on 2 astmel 8, ehk siia tuleb 8, pluss 9 on 3 ruudus, 2, ja ln e on 1, sest see on logaritm alusel e eest. Ja me saame kokku, et vastus on 11. Võtame veel ühe näite. Ja nüüd võtame ühe palju pikema näite. Ütleme, et meil on 7 logaritm alusel 8 64 pluss logaritm
1000 pluss logaritm alusel 5 1/25 pluss logaritm alusel 574 1 pluss ln e. Ja võtame selle kõik ruutjuure alla. Kuidas me seda arvutame? 7, kui see on logaritm ees, see jääb sinna ja arvutame, mis on logaritm alusel 8/64, see on 2 pluss logaritm 1000 ehk see on siis logaritm alusel 10 1000 on 3 pluss logaritm alusel 5 1/25 see on -2 pluss logaritm alusel 574 1 me teame, et kõik logaritmid 1 on 0 pluss ln e see on 1 ja see kõik on ruutjuure all. Ja kui me kõik siin ruutjuure all kokku liidame, saame, et see on ruutjuur 14 pluss 3 miinus 2 pluss 1 võrdub ruutjuur 16, mis siis võrdub 4. Vaatame nüüd, kuidas liita ja lahutada logaritme. Kui meil on logaritm alusel a b-st pluss logaritm alusel a c-st, siis see on võrdne logaritm alusel a b korda c. Siin on väga oluline, et logaritmid oleks samal astmel. Ainult sellisel juhul see valem töötab. Vaatame ka paar näidet selles osas. Kui meil on logaritm alusel 2 8 pluss logaritm alusel 2 4, need võib ka eraldi kokku arvutada, kuid vastavalt valemile me teame, et see on logaritm alusel 2 8 korda 4, mis võrdub siis logaritm alusel 2 32, mis siis võrdub 5. Ja samamoodi, kui me vaatame, et logaritm alusel 2 8 võrdub 3, logaritm alusel 2 4 võrdub 2 ja 3 pluss 2 võrdub 5. Vastus on sama. Vaatame ühte näidet veel. Logaritm alusel 5 5 pluss logaritm alusel 5 125 võrdub sama, mis logaritm alusel 5 5 korda 125 võrdub logaritm 5 625 võrdub 4. Ja täpselt samamoodi logaritm alusel 5 5 on 1, logaritm alusel 5 125 on 3, 1 pluss 3 võrdub 4. Vastus on sama. Nüüd vaatame, kuidas lahutada logaritme. Logaritm alusel a b-st miinus logaritm alusel a c-st võrdub sama, mis logaritm alusel a b jagatud c. Jällegi tuleb meeles pidada, et logaritmid peavad olema samal alusel, et see valem töötaks. Vaatame ka paar näidet. Logaritm alusel 8 64 miinus logaritm alusel 8 8 on sama, mis logaritm alusel 8 64 jagatud 8 võrdub logaritm 8 8 võrdub 1. Ja siit me näeme ära, et see on 2, see on 1, 2 miinus 1 võrdub 1. Vastus on sama. Vaatame ühe näite veel. Logaritm alusel 3 243 miinus logaritm alusel 3 9 on sama, mis logaritm alusel 3 243 jagatud 9, mis võrdub logaritm alusel 3 27 võrdub 3. Siit me näeme jällegi ära, et 243 on 3 astmel 5, ehk selle tulemus on 5. Siit tuleb 2, 5 minus 2 on 3. Paneme nüüd need mõlemad ühte võrrandisse. Logaritm alusel 2 12 pluss logaritm alusel 2 24 miinus logaritm alusel 2 9. Seda nüüd ei ole võimalik peast arvutada, sest et need logaritmid ei anna meile mingit tulemust. Kuid kui me teame logaritmi liitmis- ja lahutusvalemeid, saame, et see on logaritm
alusel 2, 12 korda 24 jagatud 9. Kui te arvutate selle kalkulaatoril välja, saate, et see on logaritm alusel 2, 32, mis võrdub 5, sest et 2 astmel 5 on 32. Logaritmidel on veel üks reegel. Selleks reegliks on, et kui meil on logaritm alusel a b astmelt c, siis see on täpselt sama kui c korda logaritm a alusel b. Ehk põhimõtteliselt me saame c tuua logaritmi ette ja logaritmi väärtus jääb samaks. Ja toome siit kohe näite, kui meil on logaritm alusel 2, 8 astmel 4, see on täpselt sama, mis 4 logaritm alusel 2 8-st. Teame, et logaritm alusel 2 8-st on 3, ehk see on 4 korda 3 võrdub 12. Kui meil on logaritm alusel 8, 8 astmel 15, saame tuua 15 logaritmi ette, meil on logaritm alusel 8, 8-st ja saame, et see on 15. Ja vaatame ka viimase näite, kui meil on logaritm alusel 3, 27 astmel x võrdub 9. Kuidas me lahendame seda? Kui me toome x-i logaritmi ette, saame, et see on x korda logaritm alusel 3, 27 võrdub 9. Me teame, et logaritm alusel 3, 27 on 3, ehk meil jääb x korda 3 võrdub 9 ja kui me jagame mõlemad pooled 3-ga läbi, saame, et x võrdub 3. Logaritmidel on ka selline huvitav valem, et kui meil on logaritm alusel a b-st, siis logaritm alusel x b-st jagatud logaritm alusel x a-st. Et seda on lihtne meelde jätta, sest et logaritmis me kirjutame alused tiba allapoole ja siis logaritmid taba ülespoole ja siin valemis läheb samuti üleval olev arv üles ja alus läheb alla. Ja aluseks võetava arvu x-i võime me ise valida, kuid pidage meeles, et alus peab olema alati suurem kui 0. Ehk x-iks võime valida arvu, mis on suurem kui 0. Ja tihtipeale, et ei ole kalkulaatoril funktsiooni, kus saab valida logaritmi alust ja me ei oskagi lahendada osasid logaritme, siis me võtame aluseks ise 10 ja me saame kalkulaatoriga tehte lahendada. Näiteks, kui meil on logaritm alusel 5 243, see on sama, mis logaritm alusel 10 243 jagatud logaritm alusel 10 5. Ja see siis on ümardatult 3,41. Vaatame veel ühe näite, logaritm alusel 7 342 on sama, kui me võtame logaritm 342 jagatud logaritm 7. Ja arvutame selle kalkulaatoriga, saame, et see on ligikaudu 3,00. Lisan siia lõppu ka väikse valemilehe, kus on kujutatud siis kõik valemid, mida tänases videost kasutasin. Ja need valemid alguses võivad tunduda tiba segased, kuid kui te piisavalt lahendate ülesandeid ja kasutate neid, siis need lõpuks saavad teile selgeks ja te olete mugavad neid kasutades, oskate neid valemeid otsida, oskate leida vastavatest ülesannetest neid valemeid. Ma olen aru saanud, et paljude jaoks tundub logaritmi teema alguses hästi selline abstraktne ja arusaamatu, kuid ma olen teist kindel ja ma tean, et kui te piisavalt kasutate neid valemeid ja logaritme, siis saate sellega hakkama. Sellega on siis meie logaritme tutvustav video läbi saanud, et see oligi selline algeline sissejuhatus jällegi teemasse ja logaritmidega, mis minul on kõige rohkem aitanud, on lihtsalt ülesannete lahendamine. Ja kui ülesandeid juba piisavalt lahendada, siis jäävad meelde siuksed väiksed asjad, et 2 astmel 8 on 256 ja nii edasi, mis teeb ka lihtsamaks neid logaritmi ülesandeid peast lahendada. Et eksamil on ikkagi väga oluline kiirus, kuigi see ei ole kõige olulisem, siis alati on hea, kui meil on rohkem aega, et mõelda ülesannete peale, mida me nii hästi ei oska. Ja selliste astmete peast teadmine võimaldabki meil lahendada logaritmi ülesanded hästi kiiresti. Aga sellega aitäh, et vaatasite, jätke siis paar kommentaari ja olge mõnusad. Ära stressi.